see, et kraanivett võib üldse juua, on väheste riikide privileeg maailmas. Ainult 50 riigis on inimestel turvaline juua kraanivett, sest see on piisavalt puhastatud ja ohutu. Ma hakkan nüüd tegema testi. Ma elan Palil. Ilmselgelt ei ole mu eluviis kõige tervislikum. Mulle meeldib lõbutseda, väljas söömas käia, pidutseda, kokteilibaaris istuda. Ja loomulikult pean ma seetõttu väga palju vett jooma. Mul ei ole kangeni veemasinat siin Palil ja nüüd ma leidsin siit ühe ettevõtte, kellel on kangeni masinad ja kes on siin 10 aastat jaganud inimestele kangen vett. Sain just praegu kätte oma värske saadetise. Nad panevad sellistesse 1,5 liitristesse pudelitesse selle. Enne seda, kui nad hakkavad seda vett pakendama, nad saadavad sulle ka video, kus nad teevad pH testi, et sa saaksid veenduda, et see on õige vesi, mida sa jooma hakkad ja mida sa siis koju pudelis saad. Ja 12 pudelit korraga saad osta ja öeldakse siin ka, et see on väga populaarne inimeste hulgas just, kellele meeldib oma tervise eest hoolt kanda, kellel on tervisehädad ja nad lähevad sinna ettevõttesse iga nädal tagasi ja täiendavad oma veevarusid, kes ei ole siis endale kangenmasinat ühel või teisel põhjusel koju veel saanud. Mina olen praegu samas olukorras ja nüüd ma siis teen kõigepealt maitsetesti, sest ma näen, et siin on pisikesed mullikesed sees, mis vastab sellele kirjeldusele, mida ma olen kuulnud ja lugenud, et ta on selline kergelt gaasiline naturaalselt ja mulle tegelikult see mullivesi meeldib, nii et ma saan seda ka kohe testida. Ma tean, et see on värskelt just siia pudelisse pandud. Ta ei ole seisnud kuskil päevi või nädalaid laos, vaid see on minu jaoks spetsiaalselt täna hommikul kangeni masinast pudelisse pandud. Ja teine oluline asi on see ka veel, et nad ei kasuta siin selleks kraanivett, vaid Patu-Karoo piirkonnast, mis on siis mägi, vulkaaniline mägi. Sealt siis tuuakse suurte tünnide ja autodega iga nädal ka värsket mäestikuvett, mis on siis juba ise filtreerunud, mineraliseerinud ja üks kõige suurem mure võib-olla, mida kurdetaksegi kraanivee puhul on see, et kraanivees ei ole piisavalt kasulikke mineraale ja siis neid ei teki sinna kuidagi juurde ka. Vett saab küll filtreerida, ioniseerida. See vesi nüüd on pH 9. See on siis täna hommikul testitud, et see on pH 9, aga see ei ole kraanist võetud vesi, vaid see on looduslik vesi, mis on spetsiaalselt siis transporditud kohale ja vaatame siis, mis siit pudelist välja tuleb. No nii. Mulle see lõhn juba meeldib. Mulle tuleb selle lõhnaga meelde mu lapsepõlvest. Vanaema, vanaisa talukaevust tuli täpselt sama lõhnaga vesi. Ma eeldan, et see oli siis väga puhas ja balansseeritud vesi, sest lõhn on täpselt seesama. Nüüd ma maitsen. Ja väga
siidine tõesti on see maitse. See on praegu soe vesi, ma tean, vanasti ikka kaevust tuli ikka kohe jääkülm vesi, aga see on nüüd soe vesi, ta ei ole mul külmkapis olnud. Väga mõnusa maitsega on selline mõnusalt joodav. Ma seda mulli efekti siit praegu küll kätte ei saa. Ma näen, et siin pudeli küljes on pisikesed mullikesed, et ta on ikkagi selline naturaalne vesi. Ma ütleksin, et ta on pigem maitsetu ja selle tõttu on ta ka kuidagi mõnusalt joodav, sest üldiselt ükskõik mis vett, isegi pudeli vett osta, siis seal on ikkagi kuidagi mingi tunnetatav lisamaitse juures. Väga hea. Nüüd ma siis hakkan seda kohalikku kangenett Patu-Kaaru piirkonnast pärit vett, mis on läbi lastud kangeni ionisaatorist, jooma järgmised nädal aega ja ma annan teada, mis minust saab, mida ma tunnen, kas muutub midagi, ei muutu midagi. Igal juhul esimene emotsioon, ütleks, on väga positiivne, väga hea maitsega vesi, lõhnab õigesti, minu jaoks ta lõhnab õigesti. Ja mis minust edasi saab peale nädalast vee joomist, siis sellest saab